Armsad sõbrad, ülestõusmisaja 3. pühapäeva, mis ladina keeles kannab nime Misericordia Domini, eesti keelde tõlgituna issanda halastus või issanda heldus, nimetatakse tihtipeale ka hea karjase pühapäevaks. See nimetus tuleneb selle pühapäeva vana kiriklikust evangeeliumist, Johannese evangeeliumi 10. peatükist, kus Jeesus kõneleb endast kui heast karjasest, kes annab elu oma lammaste eest. Me teame, et just seda on ta teinud. Ta on meie eest kannatanud, ta on meie eest, meie pattude lunastuseks, meie pattude kustutamiseks, meie lepitamiseks Jumalaga surnud ning oma ülestõusmisega on ta murdnud surmaahelad. Ta on võitnud kurja ja ta on teinud alguse uuele elule, mitte ainult enda jaoks, kes ta on Jumalana igavene, vaid ka meie jaoks, kes me oleme heidetud kaduvuse alla, aga elame lootuses ülestõusmisele ja igavesele elule. Hea karjane on andnud ennast selleks, et meie ei hukkuks, et me võiksime pärida igavese elu rõõmu ja kirkuse oma taevasel kodumaal. See on usk, see on lootus, milles me praegu käime ja milles Jumal meid jätkuvalt oma püha sõna kaudu julgustab ja kinnitab. Aga ühtlasi Jumala sõna ka manitseb ja juhatab meid, sest me ei ole mitte ainult need, kes on Kristuse kannatuste, surma ja ülestõusmise läbi lunastatud, vaid me oleme ka need, keda seesama hea karjane on läkitanud selleks, et me nii sõnaga kui teoga kuulutaksime sõnumit sellest uuest algusest, sellest uuest elust, mida Jumal tahab kinkida ju absoluutselt kõigile inimestele. Ja ta tahab kasutada selleks ka meid, selleks, et võimalikult palju inimesi meie kõrval võiksid kuulda seda imelist pääste sõnumit, sellest osa saada, selle vastu võtta ja nõnda koos meiega olla nende hulgas, kes kord võivad rõõmu ja hõiskamisega minna igavesse ellu. Meie tänane epistel kõneleb sellest samast vastutusest ja kutsumusest, mis on kahtlemata eeskätt mõeldud neile, kes on koguduses juhtivas positsioonis või kes vaimulikult on kutsutud teisi teenima, aga kogudus ei ole mitte selline inimlik võimustruktuur, kus on need, kes on tähtsamad ja teised, kes on vähem tähtsad, vaid kogudus on üks ihu, üks tervik ja kuigi seal on need, kellel on, nagu öeldud, juhi positsioon või juhi vastutus, ei tähenda see, et teised koguduse liikmed, need, keda me tihtipeale nimetame ilmikuteks, oleksid kuidagi vähem olulised ja seda ka evangeeliumi kuulutamise töös. Nii et see, mida ma kohe loen apostel Peetruse esimesest kirjast, ei ole mõeldud mitte ainult nendele, keda me kutsume vaimulikeks või koguduse vanemateks, presbüteriteks, pastoriteks, õpetajateks, preestriteks, vaid tegelikult kõigile inimestele. Ja kui Peetrus kõneleb siin kohe selle epistli alguses vanematest, siis see sõna võib tähistada tõepoolest nii ametit, koguduse vanemaid ehk vaimulikke, kui ka lihtsalt neid, kes on ea või kogemuste poolest teistest vanemad. Ja see tähendab, et kuna iga kristlane on kristlaseks olemise kogemuse poolest nii-öelda vanem kui mittekristlased, siis kehtib see vastutus meie kõikide puhul.
Ja kui keegi on olnud koguduses juba mõnda aega ja siis kogudusega liitub keegi, kes saab ristitud või tuleb leerikoolist, siis ka selle uue kogudusega liitunu suhtes on too, kes on kas või pisut varem kogudusega liitunud, ikkagi justkui vanem. Tal on natuke rohkem kogemust ja see tähendab, et meil kõigil koguduse liikmetena on nendest Apostel Peetruse sõnadest tulenevalt, mida ma kohe loen, vastutus nende ees, kes on meie ümber, meie kõrval. Nii et pangem seda hästi tähele ja küsigem siis, mida see kõik meile ütleb, milleks Apostel Peetrus meid kõiki, meid igaüht siin üles kutsub. Aga loeme siis kõigepealt selle epistli teksti. Me leiame selle Peetruse esimese kirja 5. peatüki algusest ja apostel ütleb nõnda. Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel. Hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult, Jumala meele järgi. Mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult. Mitte nagu isandad liisu osa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis, kui ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. Nagu ma ütlesin, eeskätt kahtlemata on need sõnad mõeldud neile, keda me nimetame koguduse vanemateks või karjasteks, pastoriteks, sest just seda see sõna tähendab. Pastor on karjane, eesti keeles on väga ilus sõna hingekarjane. Sellest sõnast vanem, kreekakeelsest sõnast, tuleneb aga eesti keeles sõna preester, mis siis tähistab seda koguduse vanemat, kelle hoolde on usaldatud koguduse kui issanda karja eest hoolitsemine. Ja need manitsussõnad siin on väga tõsised ja olulised igaühele, kes on selles ametis. Eriti kui apostel kõneleb siin 3 kõige suuremast ohust, mis sellises ametis olijat ähvardavad. Esiteks teatav hoolimatus või isegi vastumeelsus, mis mingil kombel võib ju tekkida ükskõik millist tööd keegi teeb, see kujuneb rutiiniks ja siis enam see ei paku niisugust rõõmu nagu alguses. On väga kurb, kui see sünnib vaimuliku ametiga, sest et vaimuliku ameti rõõm ei tohiks kunagi kustuda. Rõõm sellest, et me oleme päästetud, me oleme lunastatud, et Jumal on meid nii väga armastanud, et on andnud oma poja meie eest, et see hea karjane on tõepoolest loovutanud ennast meie päästmiseks. Ja rõõm sellest, et meil on võimalik seda sõnumit jagada, see ei tohiks mitte kunagi muutuda meile rutiiniks, meid ära tüüdata, olla meile vastumeelne. Aga ju siis seda võib juhtuda, kui apostel Peetrus sellest siin kõneleb. Ja apostel Peetrus nimetab siin ennast muide nende koguduse vanemate kaasvanemaks. See tähendab, ta räägib siin millestki, mis on talle endale väga tuttav. Ma ei taha siin Peetrust milleski süüdistada või alavääristada. Meile kõneldakse tema missioonitööst väga suuri asju apostlite tegude raamatus, aga ma olen kindel, et ta teab, millest ta siin räägib. Nii et see on esimene oht ja selle esimese ohu vastu ta paneb vabatahtlikkuse. Ärge hoidke Jumala karja mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi. Ja see vabatahtlikkus siin tegelikult ei tähista mitte seda, mida vabatahtlikkus
tavaliselt või tavamõistes võib tähistada vastandudes palgatööle, vaid see tähendab just nimelt sellist head tahet ja valmisolekut. Võiksime öelda, et tõepoolest mitte välise sunni pärast, vaid seesmise sunni pärast. Sellepärast, et meie sees on midagi, mis paneb meid selles töös ustav olema ja innukas olema. Ja selleks ei saa olla mitte mingisugune selline ainult kohustuse tunne, vaid vastupidi, selleks peab olema rõõm. Rõõm jagada seda imelist, mis meile on Jeesuses Kristuses kingitud ja osaks saanud. Seda tähendab siin see vabatahtlikkus või võib-olla siis võiks öelda lihtsalt tahtlikkus, hea tahe, siiras soov, seesmine vajadus jagada seda rõõmu, seda ülevoolavat, pulbitsevat rõõmu, mis meie sees on, päästest, mis meile on osaks saanud, nendega, kes on meie ümber. Ja eeskätt peaks selline rõõm kuuluma nende juurde, kes on kutsutud vaimuliku ametisse, karjase ametisse koguduses. Teise ohuna nimetatakse häbiväärset kasuahnust. Häbiväärset, häbitut või labast, kuidas me seda ka tõlgiksime. Keegi tuleb või läheb kirikutööle sellepärast, et ta arvab, et seal on võimalik kergel viisil kasu saada, midagi teenida nii-öelda, aga mitte teiste ja Jumala teenimise mõttes, vaid selles mõttes, et me selle eest midagi saame. Olgu selleks siis raha või mingid muud materiaalsed varad või võib-olla ka au ja kiitus. See võib samamoodi tegelikult inimest ahvatleda ja rikkuda. Kõigest sellest me peaksime hoiduma. Nii sellepärast, et see ei ole õige, see ei ole hea. Kui inimene andub ükskõik millisele maisele ajalikule kasule, siis me võiksime öelda, et ta müüb ennast justkui selle orjaks. Ta müüb ennast kellegi või millegi orjaks, mis tegelikult ei püsi sugugi kaua. Ja inimene annab oma hinge, nii nagu Jeesus ütleb, et mis kasu on sul sellest, kui sa võidaksid terve maailma, kui sa saaksid kogu maailma kasuks, aga kaotaksid oma hinge. Ükskõik, mis saab sinu jaoks nii oluliseks, et sa oled valmis andma ennast nii-öelda selle teenistusse, olgu selleks siis tõesti rahaline kasu või mingisugune muu materiaalne kasu või näiteks väline au ja kiitus, see teeb sind orjaks. Millegi orjaks, mis õige pea kaob ja paraku võib tõmmata sinna hukatusse või kadumisse endaga kaasa ka sind. Selle vastu aga paneb apostel Peetrus siin andumuse või innukuse või ma ise tõlgiksin õhina. Ühelt poolt siis soov midagi saada, mingit kasu teenida, ennast seeläbi tegelikult orjaks müües, aga teiselt poolt sellesama vaba tahtega kaasnev ja seonduv innukus, andumus, õhin. Me teeme seda, milleks meid on kutsutud ja läkitatud sellesama rõõmu pärast, sellesama pääste rõõmu ja muidugi ka tänulikkuse ja armastuse pärast. Sellepärast, et me ei saa teisiti, me ei oota selle eest mitte midagi, aga me lihtsalt peame seda jagama, sest see on niivõrd imeline. Ma olen tihtipeale seda võrrelnud sellega küllap nii mõneski oma jutluses samamoodi, kui keegi inimene näeb midagi ilusat või näiteks kui sa näed vikerkaart, siis sa ei saa teisiti, kui sa oled koos kellegagi, sa lausa enesest mõistetavalt või kuidagi iseenesest ütled,
vaata vikerkaar, see on midagi, mida sa pead teiste inimestega jagama. Kui sa näed ilusat päikeseloojangut, siis sa pead ütlema sellele, kes on su kõrval, vaata, kui imeline päikeseloojang. Kui sa näed mõnda kaunist lilleõit kuskil looduses, see on midagi, mida sa pead jagama nendega, kes on sinu kõrval. Eks ole, ma usun, et me oleme siin kõik täpselt ühel meelel. Just nii see ongi. Aga see rõõm, mille Jumal on meile kinkinud oma pojas Jeesuses Kristuses, kes on meid lunastanud, kes on andnud ennast meie eest, kes on tõotanud meile taevase igavese päranduse, see rõõm peaks olema ju veelgi suurem. Kuidas me saame siis mitte jagada seda rõõmu, seda imelist andi nendega, kes on meie kõrval? Kuidas me saaksime mõelda, et seda tasub teha siis, kui me selle eest mingisugust kasu saame siin maailmas? Midagi, mis peagi kaob, mis ei ole seda kübetki väärt. Aga meie sees on selline rõõm, mis lihtsalt peab panema meid jagama seda rõõmu nendega, kes on meie kõrval. Andunult, nii nagu öeldakse siin meie piibli tõlkes või nagu ma ise tõlgiksin, nagu ma nimetasin, õhinaga. Tõesti innu ja õhinaga jagama seda rõõmu, mis on minu sees, mille Jumal on mulle kinkinud oma pojas, meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses. Jällegi eeskätt on see manitsus või see üleskutse mõeldud neile koguduse vanematele või nendele, kellel on koguduse juhi roll ja selle juhtimise all ma rõhutan veel kord, ei pea ma silmas mingit ülemuseks olemist ja selle juurde me kohe tuleme, vaid just nimelt juhtimist, teiste ees käimist, teiste viimist sinna, kuhu me ise loodame kohale jõuda, teiste kaasavõtmist sellele imelisele rännakule taeva poole. See on meie kutsumus, mitte kasu pärast, mitte vastutahtmist, vaid innuga ja õhinaga, sest see on niivõrd imeline. Ja kolmas oht, mida siin nimetatakse mitte nagu isandad liisu osa üle, isandatena valitsedes teisi, alla surudes, võiks tõlkida ka peremehetsedes või härratsedes oma karja üle, vaid olles eeskujuks. Eeskujuks nii oma eluga, selle uue eluga, mille Jumal on meile kinkinud, aga eeskujuks jällegi ma rõhutan just nimelt selle sama rõõmuga, selle uue elu, uue alguse rõõmuga. Rõõmuga selle üle, et Jumal on selle meile oma pojas kinkinud. Me ei ole enam kadunud, me ei ole enam määratud hukkumisele, me ei eksle enam niisama ringi, nii nagu selles samas Peetruse kirjas öeldakse, sest meid on leidnud meie tõeline karjane, meie ülemkarjane või esikarjane. Tema on tulnud, tema on meid üles otsinud, tema on meid oma õlgadele võtnud ja tema kannab meid koju oma enda elu hinnaga. Meie kaitsmiseks, meie päästmiseks ei ole ta kohkunud tagasi kannatamast ja suremast, aga ta on surnuist üles tõusnud ja ta on meile kinkinud igavese elu lootuse ja rõõmu. Ja just nimelt selle lootuse ja rõõmuga me nüüd käime seda teed. Ja kui me hakkame selles nägema mingisugust omakasu saamise vahendit või enda teostamise vahendit kellegi teise üle, kellegi teise arvel, siis me taas oleme justkui pööranud selja sellele eesmärgile, mille poole me üheskoos peaksime teel olema ja hoolitseme ainult selle maise, see tähendab ajaliku, ajutise, kaduva eest. Jah, me võime saada mingisuguse naudingu teiste üle meelevallatsedes või peremehetsedes. See nauding ei ole aga midagi sellist, mida me saaksime heaks kiita või mille poole me tohiksime püüelda. Sest meie kutsumus ei ole mitte ennast teiste arvel kehtestada, vaid meie kutsumus on tegelikult, ma ütleksin,
iseennast kaotada selle nimel, et me võiksime võtta vastu kõik selle imelise, mille Jumal on meile tõotanud ja mille ta meile kingib. Kui me läheme koos temaga selle karjase juhtimisel ja kui me siis vastutustundeliselt juhime ka neid, kes on meie hoolde usaldatud. Rõhutan veel kord, et kuigi Peetrus tõepoolest pöördub siin eeskätt koguduse vanemate poole ehk nende poole, kelle käes on koguduses see juhi või õpetaja või karjase roll või ülesanne, siis need sõnad on tegelikult mõeldud meile kõigile. Me kõik oleme oma venna hoidjad, kui parafraseerida piibli alguslugusid. Seda väga traagilist lugu, kus üks vend tapab kadedusest teise ja kui Jumal küsib ta käest, kus su vend on, siis ütleb, kas mina olen oma venna hoidja. Vastus on jah, me kõik oleme oma venna või oma õe hoidjad. Me kõik oleme need väiksed karjased, nii nagu me ühes toredas lastelaulus laulame. Me kõik oleme selle kutsumuse osalised, sest meile kõigile on ju kingitud see imeline rõõm, see taevane uue elu and. Kristus on ju surnud meie igaühe eest. Ja kuidas me saaksime siis mõelda, et me nüüd kuidagi üksinda ise käime seda teed sinna taevase eesmärgi poole? See ei ole võimalik. Nagu ma ennist nende loodusest toodud näidetega püüdsin teile selgitada, see ei ole võimalik. Kui me oleme saanud selle imelise Anni uue elu lunastuse pääste osaliseks, kui me tõepoolest oleme selle rõõmu oma südamesse lubanud, oleme selle vastu võtnud ja selles elame, siis ei ole võimalik elada ilma seda jagamata nendega, kes on meie kõrval. Hoidudes nendest ohtudest, mida Peetrus siin kirjeldab, sest ega need ei ähvarda ju ainult pastoreid või vaimulikke või koguduse vanemaid. Eks meis kõigis on ikka veel selle vana kurja juured sügavalt sees. Ja me kõik võime teinekord hakata suhtuma neisse, kes on meie ümber, nagu mingisse tüütusse, kohustusse, mis meid koormab. Me kõik võime ühel või teisel viisil püüelda mingisuguse maise kasu poole, olgu selleks siis au ja kiitus või raha ja muud hüved. Me kõik võime leida ennast sellises olukorras või mõtteviisis, kus me tahame ennast kellegi teise üle kehtestada, kellegi üle valitseda, ükskõik kas neid on vähe või palju. Meid kõik ähvardavad need ohud. Nii et meile kõigile on mõeldud need apostel Peetruse manitsussõnad, sellest hoiduda, pidades meeles, kui palju meile on kingitud. Kui ma ütlen, et pidades meeles, kui palju meile on kingitud, siis tegelikult mulle tundub, et ma ütlen nii vähe, sest meile on kingitud kõik. Jumal on kinkinud meile ju iseennast ja oma elu ja olemise täiuse. Me ei saa seda ainult endale hoida. See rõõm, kui see on meie sees, kui see tõeliselt on meie sees, siis see peab meist välja pulbitsema. Innuga ja rõõmuga, õhinaga, sest me tahame seda jagada ja me peaksime ju tahtma, et kõik need inimesed, kes on meie kõrval, võiksid sellest samast rõõmust osa saada ja meiega koos kord seal Jumala taevases riigis, sellel imelisel taevasel rohumaal hõisata ja issandat kiita. Ja mõelgem, kui see rõõm, mille Jumal on meile kinkinud oma päästest, võib olla nii suur juba siin selles maailmas, et me ei saa seda ainult endale hoida, vaid peame seda jagama. Kui suur saab olema see rõõm siis seal üleval taevas. Selle nimel tasub paluda endale Jumalalt ustavust ja vastupidavust ja see on midagi, mis jagades mitte ei kahane, vaid kasvab, mitmekordistub, mida
innukamalt, mida rõõmsamalt, mida suurema õhinaga me seda päästerõõmu jagame, seda suuremaks ja veelgi ülevoolavamaks muutub see meie enda sees. Küll oleks ilus, küll oleks tore, kui me võiksime tõesti kogeda seda, kuidas üha rohkem inimesi meie ümber tuleb meiega koos, et sellel imelisel teekonnal taeva poole üksteist toetada, üksteisega koos rõõmu tunda ja viimaks pärale jõuda sinna, kus me näeme oma rõõmu allikat, issandat ennast, oma ülemkarjast, seda suurt head karjast palgest palgesse.